kui sa sooritasid eksamit, siis ma olen kindel, et võib-olla aeg-ajalt professor küsib sinu käest, kuidas sa õppisid, mida sa tundsid, mida sa tunned praegu, aga ma olen kindel jälle, et kõige tähtsam professori jaoks on, kas sa tead midagi, kas sa oskad midagi. Samamoodi kui aednik vaatab viina poole või õuna poole, siis kõige tähtsam tema jaoks, kas see puu kannab vilja või mitte. Teised asjad ei ole nii tähtsad. Kui me kord kohtume Jeesuse Kristusega, siis võib-olla esimene küsimus, ma ei tea, aga millegipärast ma mõtlen niimoodi, on niisugune, kas sa kandsid vilju? Muidugi me tahame kanda vilju ja väga palju teeme selle jaoks, me palvetame, me teeme häid tegusid, võib-olla veel midagi, aga saame sellest aru, et ilma Jumalata me ei saa kanda väga palju vilju. Ja seepärast Jumal aitab meid, aitab erinevatel viisidel. Näiteks selle kaudu, et me hakkame elama niisuguses olukorras, mis on meie jaoks väga raske. Me ei saa sellest aru, miks midagi toimub meiega, miks toimub maailmas, miks toimub midagi meie lähedaste inimestega. Tulevad niisugused mõtted, kuidas me saame aidata, aga väga tihti me ei saa aidata. Hakkame rääkima lihtsalt, võib-olla satume masendusse, olen kindel, et igaühega oli niisuguseid olukordi, kui tundsite, et ei saa mitte midagi teha. Olen närviline, olen võib-olla vihanud, võib-olla olen solvanud nende kurjade inimeste peale, kes teevad midagi halvasti, aga mina ei saa mitte midagi teha selles olukorras. Ja võib-olla esimene asi, mida tahab Jumal meist, et me ise pöörduksime. Me ei saa väga tihti teha mitte midagi, isegi kui me püüame aidata inimesi, kes on hädas. Lõppude lõpuks me ei saa palju teha nende jaoks, aga kõige tähtsam, et me püüaksime pöörduda ise. Ma mäletan, mitu aastat tagasi tuli üks inimene minu juurde pihile ja hakkas rääkima sellest, et üks tema lähedane on haige ja see on väga raske haige. Hakkas küsima minu käest pihisakramendi jooksul, mida ta võib teha tema jaoks, missuguseid palveid lugeda, mida veel. Aga see oli tõesti pihisakrament. Ja ma soovitasin, eelkõige ma küsisin, kas on teisi patte. Inimene oli masenduses, ütles, et ma ei mäleta praegu, ma ei saa sellest mõelda. Aga ma ütlesin ja ma olen kindel ka täna, et see oli õige vastus. Kuule inimene, pöördu ise. Võib-olla sa ei saa mitte midagi teha, aga kui sa ise ei pöördu, kui sa ei hakka rääkima oma pattudest, kui sa ei lepi Jumalaga, siis sa ei saa teha mitte midagi selle inimese jaoks. Võib-olla elame niisuguses olukorras, kui me ka ei tea, mida me võime teha teiste inimeste jaoks. Kõige tähtsam, et me ise pöörduksime. Need sündmused on meie päästmise jaoks, need halvad sündmused. Võtkem neid vastu ja hakkame mõtlema sellest, kuidas ma saan elada koos Jumalaga. Just praegu selles halvas olukorras, milles näiteks ma elan.